Kuidas siis need kanad siin linnatingimustes ennast tunnevad? Päris hästi vist tunnevad, et nad on meil nüüd juba 3. aastat. Unevad kenasti, paistavad päris rõõmsad välja. Üks on puhasverd Araucana, on Ladina-Ameerikas pärit tõugi. Üks on segavereline, natuke Araucana juurtega. Ja need suured uhked kanad on meil, need on Briti kanad. Nende tõu nimi on Orpington. Täpselt 4 kanale mõeldud puur on tellitud Suurbritanniast ja sobib kuni 10 külmakraadini. Et meil aga talved külmemad on, kolib kanakuut talvel tomatite asemele kasvuhoonesse. Nädalavahetusega, kui kuuti puhastame, siis nad jooksevad siin tunniks ja vabalt ringi. Ja siis ikka kõik peenrad ikka küntakse kohe üles, et siblitakse ilmsest igal pool. Ent puur pole vajalik mitte ainult seepärast, et kanad peenrasse siblima ei pääseks, vaid ka reinuvaderit on Viimsi aias nähtud ringi hiilimas ja kord oli isegi selline tore juhus, et naabri vapper kass rebase minema kihutas. Nii kanamunad kui ka aiakraam leiavad tee doktorikraadiga sotsioloogia Nami portaali looja Pille 2 lapsega pere köögilauale. Praegu on eelkõige suvikõrvitsate aeg. Kurgikujulisi suvikõrvitsaid nimetatakse kavatšokkideks, taldrikukujulisi patissonideks. Pererahvas hoiatab, et suvikõrvitsad ei tohi mingil juhul liiga kauaks kasvama unustada. Muidu võib juhtuda nii nagu USAs. Pärast Ameerika Ühendriikides oli see, et sa ei tohi auto uksi parklas lahti jätta, sest et sul topitakse neid kavatšokke täis auto, sest neid pole kuhugi panna, neid kasvab nii palju. Aga tegelikult ei ole juba rohkem kui nädalavanune suvikõrvits enam pooltki nii maitsev kui noorem. Siin on tegelikult selline suvikõrvits, mille võiks juba ära korjata täitsa, aga hiljemalt 2-3 päeva pärast võiks ära võtta, sest kui siis veel natuke kauemaks jätta, et siis ta läheb selliseks reiejämeduseks kavatšokiks kätte ära. Noora, kas sa selle viid tuppa? Mis see on? Suvikõrvits. Suvikõrvits ja mitmed teised aiaviljad valmivad siin peres kõrgetes laste liivakasti moodi peenates. Siis saad siin peal mugavasti istuda, et see on tegelikult väga aednikule nagu väga suureks kergenduseks. Aga siin aias pole päris tavalist taime vist küll mitte ühtegi. Kokku 200 nimetuse seas on madal viltkirss, valged kuumaasikad, kuldsõstar, roheline mustsõstar ja Pille üks lemmikutest must leeder, millest kõlbab kasutada nii õisikuid kui ka marju. Need õisikud, need on hästi hea lõhnaga ja nendest saab teha väga head siirupit ja kui õisi ära ei korja, siis siit tulevad sellised pisikesed mustad marjad, millest saab väga maitsed moosi teha. Õunatki on siin erilised. Ma elasin 7 aastat Suurbritannias ja üks mu lemmikõunuselt, mida ma taluturult alati ostsin, selle nimi oli Egremont Russet. Ja kui me seda aeda planeerima hakkasime, mul oli kange soov, et saaks siia oma koduaedaga selle õunapuu. Aga see poleks õige asi, kui me Nami peakoka juures ei maitseks hõrke küpsetisi. Pille on valmistanud meile soolase ja magusa suvikõrvitsa koogi. Et meil on siin esimesed taldriku peal on soolane lehtaine pirukas, kus on siis lehtaine peal kõigepealt on toorjuustu parmesani kreem, siis on küüslaugu ja soolapipraga marineeritud suvikõrvitsa viilud ja siis pea peal natuke parmesani, et see on süük hästi mõnus soolanamps. Ja see maguskook on sidruni suvikõrvitsa keeks ja seal peal on sidruni glasuur, tuhksu glasuur. Ning kaunistuseks tüümiani lehed ja dekoratiivsed kurgirohuõied, mis ka kanadele väga maitsevad. Ja kõik ikka oma aiast, mis mulluga ajakirja Kodu ja aed aasta aiaks pärjati.